Mitu päeva kestev ülemaailmne eestlaste kokkutulek ESTO 2019 on osa ametlikust Eesti Vabariik 100 programmist. Eesti Vabariik 100 juubeli programm teatavasti, eks ole, ei kesta ainult aastal 2018. See sai alguse juba eelmisel aastal, 2017 kevadel, suurte rahvamatkadega ja vältab siis aastani 2020, nii et ESTO seal vahel 2019 suvel mahub kenasti sellesse ajaraami. Ja on täitsa loomulik, et see suur ja ilus eestlaste kokkutulek vahetult enne laulu- ja tantsupidu peab ja ongi tihedalt seotud siis Eesti Vabariik 100 programmiga. Praegu on juubelilaulule registreerunud 58 kollektiivi välisriikidest, mille hulgas on siis 26 välis-Eesti kollektiivi. Nii et see näitab seda, et eestlane hoolib oma laulupeost, oma traditsioonist ja tahab tulla just nimelt veel sellel juubelilaulupeol siia kodu oma lauluvõljakule laulma koos teiste eestlastega ja tantsima ja mängima. ESTO 2019 ühendab Helsingit, Tallinna ja Tartut, aga mida tegelikult see veel tähendab? See tähendab üle maailma globaalsete eestlaste Eestisse tulekut. Mõned tulevad koju, mõned tulevad külla, aga kõige tähtsam on see, et nad tulevad. Ja neid inimesi ühendab ka ilus sümboolika, ehk me näeme siin juba ESTO 2019 särke. Jaa, need said värskelt täna valmis ja see ongi siis meie see meeskond, kes nüüd hakkab neid särke kandma Tartus, Tallinnas, Helsingis ja ka üle maailma, kus meil on väikesed rakukesed. ESTO 2019 algab 27. juunil Helsingis, siirdub sealt edasi Tartusse ja Tallinna, sümboliseerides meie sajandite pikkust sidet ja sõprust. Kui me vaatame, et aasta pärast tuleb ESTO ka Helsingis, siis see annab suurepärase võimaluse nii valitsustel kui ka linnadel omavahel planeerida üritusi, majandusüritusi, mis seoks seda piirkonda ühtseks tervikuks, kuna kaugemalt vaadates ja ka eestsed näiteks Austraalias või Ameerikast vaadates siiski on üks põnev piirkond.